Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas liikumisõpetaja Siim Tõnisson, kes teeb suuri tegusid nii spordisaalis, trennisaalis, liikumistundides kui ka TikTokis ja Instagramis. Tere tulemast, Siim! Tere! Siim, räägi alustuseks siis, kes oled ja millega sa tegeled? Mina olen igapäevaselt liikumisõpetaja. Ma töötan veel väikse koormusega koolis ja sinna juurde tegelikult väga palju võtab aega ja energiat kogu selle liikumismängude projekti vedamine. Et sinna sisse kuuluvad siis koolitused õpetajatele, kuidas teha ainetunde aktiivsed sünnipäevad lastele. Siis on seal veel ka juba tulnud segmenti ettevõtted, keda me proovime ka igapäevaselt saada aktiivsemaks. Ja tegelikult taustal käib ka töö järgmise raamatu kallal, mille eesmärk on siis aidata lasteaedadel natukene seda mängulisemat update'i teha. Ja tegelikult on ta mõeldud pisut ka vanematele, lapsevanematele. Kuidas sa kõigepealt leidsid tee spordini ja kuidas siis sinust liikumisõpetaja sai? Et natuke sinu taustuurides ma vaatasin, et tegelikult sa tegelesid aastaid muusikaga ja sellist õpetaja värki nagu ei olnud. Ei olnud jah, ma tegelikult spordi juurde sattusin täitsa kogemata, et me sõbraga küla vahel ulkusime ratastega. Ja siis me jõudsime lõpuks kuskile spordibaasi ja siis äkitselt selgus, et seal spordibaasis hakkab trenn. Ja siis treener vaatas, et mis te kooserdate siin poisid, tulge ka siis mängima. Ehk siis see oli suusatrenn, suvine aeg, nad läksid korvpalli mängima. Ja siis see värbamine käiski nii, et küsiti sünniaasta ja pandi vanus kirja ja öeldi, et nii, järgmine trenn on kolmapäeval ja tuleb tulla. Ja siis sealt ma nagu jäin kuidagi käima ja tekkis see harjumus liikuda. Ja kuidas siis läks nii, et sa tegelikult alles üsna nii-öelda hilises eas hakkasid õpetajaks? Tead, see oli see COVID-i jant, kus sa tegelikult, kuna ma olin siis hästi pikalt olnud meelelahutussektoris ja see sai päris valusalt pihta. Algus oli nagu ahaha, et saab puhata. Ja siis kuidagi sa ei saanudki lõpuni aru, et millal ja kui palju ja kui sa oled harjunud nagu tegema ja üks hetk sa ei saa enam midagi teha, siis sa juba olid sisimas nõus kas või toitu vedama või nagu midagigi tegema, et sul ei olnud enam inimesena seda väljundit lihtsalt, sa pididki ootama 4 seina vahel, kuni läheb natukene paremaks olukord. Ja siis täitsa kogemata pakuti mulle seda õpetaja tööd. Aga ma arvan, et seal see tagamõte oli, et tuled tee ära, et siis meil praegu oleks vaja, et siin on siuke väike kool, et vahet ei ole. Aga mulle kuidagi see mõte klikkis kohe. Ma ei olnud selle peale ise eelnevalt üldse mõelnud ega unistanudki selles suunas, aga mul see mõte klikkis. Ja mind inspireeris ka üks artikkel, kus räägiti sellest, et on tulemas liikumisõpetus. Ja kuidagi see kõik järsku muutus nii loogiliseks ja ma jõudsin jälle sinna spordi juurde tagasi tänu sellele. Ja see kuidagi sütitas mingi uue kire või siis vana arm tuli tagasi. Ja siis sa läksid ka õppima seda ala? Jah, ma tagantjärgi näts nagu lollipeaga ka ja ütlesin kõigile kohe jah. Ja siis kui sa töötad õpetajana ja hakkad seal ülikoolis käima, sa oled küll sessioon õppel, aga sellegi poolest. Ja siis veel tegelikult see meelelahutussektor taastus. Ehk siis sa üks hetk panid nagu hunt kriimsilm. Ja siis kannatasid selle paka ära, aga said aru, et see kõige tervislikum võib-olla ei olnud neid asju nii teha. Aga inimesena ma tegin kindlasti, ma arvan, siuke Siim 2.0 tänu sellele, et ma siin ülikooli läksin. Et kui palju see mind muutis kas või alates väljendusoskusest ja kõigest muust, siis see tegelikult oli väga-väga vajalik käik.
Mis see klikk siis või mis hetk see oli, kus sa said aru, et nüüd päris mõlemat jumalat nagu toita ei saa ja tuleb otsustada siis, kas jätkata muusikasektoris või võtta päriselt see õpetajaamet täiskohaga, täiesti täiskohaga? Seal läks lihtsalt see, et kuidagi need kaks elustiili enam omavahel ei sobinud kokku ka, et see, kuna ma töötasin helimehena, siis seal ikkagi tihtilugu sinu see tööpäev oli pigem seal öises sektoris ja kõik see selline, kes sind seal ümbritsesid, ma mõtlen just see nagu publiku mõttes ja kõik, ühesõnaga see keskkond, kus sa viibisid, et see üks, et ma olin seda teinud ka 18 aastat ja mul oli iseendaga tegelikult see diil tehtud, et kui ma üks tunnen, nüüd on nagu kõik, siis ma ka lõpetan ära selle pulli, mitte et ma ei pane veel 5 aastat, 10 aastat sinna otsa kuidagi hambad ristis. Sest et see on see, mida ma olen kogu aeg teinud, eks? jah, et see oli nagu väga loogilist teed pidi minu jaoks läks. Kas, kuidas, ma ei tea, sõbrad, tuttavad, pere selle nii-öelda, no tegelikult see on ikkagi suhteliselt suur kannapööre ju, et peaaegu 20 aastat teed ühte asja ja siis hakkad õpetajaks. Ja ma arvan, et need bänditüübid ja teised helimehed ja seal ma arvan suuremal osal ma pakun, aga ma arvan, et nende jaoks on see võib-olla siiamaani. Nüüd nad on ära harjunud, aga ma arvan alguses see oli ikkagi küll, et nagu mis asjas, mis see vend või et nagu, et üsna selline skisofreeniline üleminek oli ja et ega väga seal kahel alal nagu otsest seost ei olnud, aga väga palju inimsuhetest ja kuidas rääkida, kellega rääkida, mida rääkida, seda ma õppisin sealt kõrvalt ikka nagu väga-väga palju ja ka seda, et kuidas üht või teist kaubamärki nii-öelda luua ja mis seal võiks teha ja mida ei võiks teha ja nii edasi. Et selles mõttes see oli igas mõttes nagu väga õpetlik aeg. No minu viimased kokkupuuted kehalise tundidega jäävad siis ütleme peaaegu 20 aasta taha, et hüppasime seal kõik üle kitse ja ma ei tea, tegime tiritamme ja tirelit ja õpetajad olid sellised võib-olla, ma ei tea, vanemaealised, et vaatad, et miks sa siis ise ette ei teeks ju, me peame siin igasuguseid asju tegema, et kuidas see aastate jooksul muutunud on, et nii palju, kui ma olen kuulnud, siis tänapäeval ikkagi põhiline on, eks ju see, et see on nüüd liikumisõpetus, mitte enam kehaline kasvatus ja et näiteks isegi sellist asja ei ole enam, et kui mängid mingit meeskonnamängu, siis pannakse kaptenid ja nemad, eks ju, valivad endale, et vaid õpetaja teeb mingi random number generatoriga ise need meeskonnad, et kuidas see siis tänapäevaks muutunud on? See on läinud natuke lappama just see osa, et nüüd päris suur hulk ilma nagu süvenemata asjasse on pannud kohe selle diagnoosi, et kuna need jutumärkides vana aja asjad, kõik need kehalise kasvatuse klisseed, kuna need võeti ära, et need ju tegelikult tegidki meist ikkagi nagu need õiged mehed ja kõik kurat pidi kannatama ja see nagu ei olnud siin mingit nagu tilulilu, eks, ja õpetaja oligi ülekaaluline ja midagi ta sulle ette ei näidanud ja tegelikult ega ta sulle midagi rääkinud ka, miks see Cooperi test üldse või mida ta näitab ja kuidas selleks valmistuda ja nii edasi, et mingid elulisi siukseid nüansse sinna juurde toodud on. Lihtsalt, et sa pead seda tegema ja nii on, et meil on see ette antud ja nüüd ei ole, kuidas sa ära teed. Nüüd on see eesmärk hoopis seal, et selle liikumisõpetuse najal et see laps tahaks ka koolivälisel ajal liikuda, et meil lõpetaks ära nüüd selle rea põlvkonda, et neid traumasid ei tuleks enam nii palju, eks. Aga meil on kindlasti mingi hulk õpetajaid, kes on võib-olla jäänud äkki ka liiga kauaks seda tegema, eks. Ja siis nende jaoks on tekib segadus, et oota, mis asi see nüüd veel on või mis, eks ju. Ja siis see läheb nagu veel rohkem käest ära, eks. Et siis on, las nad siis mul olla siin, eks. Ilma, et me üldse süveneks, et kuhu see uus ainekava jõuda tahab ja et see kõik see mingid lumehelbekeste võrdlused ja et nüüd see tippsport on ka meil kõik sellepärast lörri läinud, et meil on nüüd see liikumisõpetus ja ma arvan, et mitte keegi ei ole vaadanud ka seda ainekava, kas või seda postrit, kus on see
veel lihtsamalt lahti seletatud kõik mingid võimalused, kuidas seda teha, seal ju räägitakse ka sellest, et kuidas taastuda ja kuidas see vaimne tervis ja kõik nagu see on ka sinna sisse juurde toodud, et kui sul seda kitsa ei ole, siis sa ei pea üle selle hüppama enam, et on ka teisi võimalusi, kuidas seda teha ja nii edasi, nii edasi. Et kui sa mõtled enda tunni peale, siis see oli niimoodi, et täna hüppame kaugust, siis sa seal tunnis said võib-olla 4 korda hüpata kaugust, sest et järgmine tund meil on juba hinde peale. Nii, siis tuli järgmine tund, said seal kuidagi tavaliselt meeldis teha veel nii, et kui on 5, siis pead hüppama 5 meetrit ja siis 4 on 4 meetrit ja 3 meetrit on 3, eks ju. Noh, lahmisid selle ära, hüppasid see kuidagi läbi häda 3 meetrit, mitte keegi rääkinud sulle hoovõtust, äratõukest, sellest lennufaasist, maandumisest, mis need mingid juurde viivad harjutused on, mitte midagi, eks. Ja siis sa saad selle mingi 3 ja mis sa nüüd teed selle 3-ga, et lähed kuskile töövestlusele ja siis Delfi meedia ütleb, et kuule, me võtaks su tööle, aga siin on meil üks pani kaugust, pani 4 meetrit, et võtame tema, et see, ja siis ega see ei pane sind ka nagu selles suunas nagu ka liikuma väga, eks. Noh, et kui sul tulevikus on vaja kaugushüpet ja siis ütled no chance, ma ei tee seda, et mul on nagu reaalselt trauma sellest. No just, et ja nüüd, kui me võtame ära selle hinde ja räägime noortele selle nagu rohkem lahti, et mille jaoks seda vaja on, näitame neile ka neid kergejõustikuvõistlusi, kui on vahetunnid, kui see võistlus käib, eks ju, et kuidagi toome selle nii-öelda loogilisemalt teed pidi neile, siis see kindlasti ei ole halvem part ja kindlasti ta ei riku ära meil seda kõike. Millised sinu ajal olid need kehalised tunnid, et kas sulle need meeldisid või sul on ka praegu seda, et mõnikord ikkagi tuleb mingi flashback keset tundi, et God, ma tahan seda teha palju paremini siis, kui minu ajal tehti? Mul oli algkoolis mul see kõige klassikalisem viis, et klassijuhataja ise oli kekaõps, ehk siis tõmbas stressid selga, pani kleidi nagisse ja tõmbas stressid selga. Ja seal me panime, enam ajalt me ikkagi tegime rahvastepalli, ma mäletan. Ja siis oli see rahvastepall. Põhikoolis oli meil tegelikult väga äge kekaõps. Et seal me tegime hästi palju erinevaid asju. Meil ei olnud üle kitsahüpet, meil lihtsalt koolis polnud seda, aga küll oli aeg-ajalt jah, siukseid hinde peale mingid kõhulihaste tegemisi ja nii edasi, siukseid, kui võib üldse öelda seda, niisuguseid vana aja klisseesid oli, aga ta oli, kuna mina olin alati seal nagu tabeli eesosas, siis minul neid traumasid ei tekkinud, ma käisin trennis ja mul ei olnud probleemi, et minul ta midagi ära ei lörtsinud, et minule ta andis juurde ja kindlasti ma olen ka oma teekonnal võtnud mingeid väikseid siukseid tükikesi enda tundidest sellelt õpetajalt, mis tema mulle kunagi nagu andis, kuidas ta tegi. Ja ka tegelikult ju halvast asjast on võimalik õppida ja teha siis ise see natuke teistmoodi ja paremini, aga minul oli õpetajatega hästi, ma arvan. Kuidas siis praegu on, kas praegu pannakse üldse liikumistunnis hindeid või see on selline, et arvestatud, mitte arvestatud, kuidas see praegu ta on arvestuslik ja ta on tegelikult ta ongi see tagasisidestamise koht ja ma olen väiksemas koolis, mul on 15 õpilast klassis, mul on seda väga palju lihtsam teha, kui sa näiteks oled täiskoormusega õpetaja ja su kõik klassid on 24 õpilast, et siis on see hoopis mingi teine raamat. Aga me näiteks 8. klassiga praegu täidame treeningpäevikut, kus siis ma näengi ära selle, et kui palju nad päriselt liiguvad, kui palju nad tunni välistel aegadel liiguvad ja seal on paar poissi, kelle jaoks on see jõusaal hästi oluline, siis juba sealt tulevadki välja ka mingid kerged rumalused, mille ma saan nüüd kerge vaevaga neile selgeks teha, et alakeha on ka vaja treenida, mitte ainult rinnalt suruda kogu ja nii edasi, et neid varajases eas juba tegelikult aidata ja suunata ja anda mingid suunised, et näed, et sa seda ja seda teed on väga hea ja sealt tuli pigem rohkem selliseid positiivseid üllatusi, kus
olidki vaatanud, et on käinud jooksmas. Ja ma küsisin vahetunnis, ma nägin, et kuule, mis värk sellega on, et lihtsalt läksidki nagu jooksma. Jah, et mul oli see sõbranna või klasside Kaisa oli ka kaasas ja koos käisime. Siis ma jäin sinna suu ammuli vaatama, et see on väga kõva asi, et te niimoodi teete, et kes iganes või kus see nagu tõuge tuli, siis see on nagu super, noh. Et sa lihtsalt otsustad jooksma minna, mis on liikumise mõttes mitte võib-olla kõige meeldivam asi tavaliselt. Mulle tundub sind kuulates, et just ongi see tagasisidestamine või see, et sa vaatad ka, mida nad teevad siis eks ju tunniväliselt ja annad nagu enda huvidest lähtuvalt tagasisidet või lihtsalt see, et sa ütledki, et kuule, see on jumala äge, et sa käid jooksmas. Et see tegelikult mitte ainult noortele, aga ka täiskasvanutele ja ka muudel aladel selline väike kiitus või et keegi nagu märkab või just sinu huvist lähtuvalt kuidagi annab sulle mingeid nippe, et see on nagu ülioluline ja see ju motiveerib ka tegelikult edaspidi, et tõesti, kui sa ütled, et mine tee nüüd natuke jalgadele ka, siis ta läheb järgmine päev sinna jõusaali ja mõtleb, et okei, et nüüd ma teen siis, eks ju, seda. Ja, see on, seal tuleb osata natukene teistmoodi võib-olla suhelda nendega, eks ju, mitte nagu täiskasvanud omavahel, et see jõuda ja et ta ikkagi on nõus kuulama sind, sest kui ta juba mingi ajan seal jõusaalis käin, siis ma natukene juba näen, et nad on juba omast arust väga targad, eks. Ja on võib-olla ka teatud iidolid tekkinud, keda jälgida ja kelle suunas liikuda, et ka selles osas natukene võib-olla ka need üle vaadata, et seal liigub ka teinekord selliseid eeskujusid, kes võib-olla kõige eetilisemaid võtteid ei kasuta, eks, ja nemad ei oska neid ka koheselt tuvastada, läbi näha ja siis siuke asi võib-olla peaks olema ühele kasvavale taimele nii-öelda see iluideaal. Kas sa mäletad oma päris esimest liikumistundi? Kuidas see oli? Oli sul hirmus? Läks hästi? Ma arvan, et esimene klass mul oli, ma pakun, et mul oli terve kuu aega kõht lahti kogu aeg, sest et see oli igal juhul hirmus, sest kui sa sealt lasteaiast sinna kooli minek, ma arvan, et see oli anyway selline ikkagi päris raju asi, kuigi meid oli ka siis klassis äkki 7 tükki või midagi. Aga ma päris esimest ei mäleta, küll aga ma mäletan seda asfaltplatsi, mille peal me rahvast ja palli mängisime, seda mäletan küll väga hästi. Kui palju üldse liikumisõpetajal on nii-öelda vabadust neid tunde siis oma käe järgi kujundada, et ma saan aru, et ikkagi õppekavas on mingid asjad on eks ju ikkagi veel ees, mis tuleb ära teha, aga kas see, kuidas sa neid tunnis teed, on sinu enda otsustada või ikkagi on suhteliselt selge selline mingi kondikava ees ja väga palju liikumisruumi ei ole? Liikumisõpetus lähtub oskustest. Ehk siis sul on vahendi käsitlemisoskus näiteks ja nüüd siis saad sealt ise valida, mis vahend see on nüüd, kas see on lauatennise reket, on see tänavareket, on see sulgpallireket, on see tennisereket, et samamoodi ka vahendil liikumisoskuseks, et see ei pea olema suusatamine, see võib olla jalgratas, see võib olla tõukeratas, see võib olla rula, et nende erinevate oskuste vahel käib seal see kabetamine ja kuidas sa selle oskuse neile selgeks teed, loomulikult see peab ikkagi õpetaja eetikast lähtuma, aga selles laias laastus küll jah, et kui eelnevalt oli sul väga selgelt ette antud, mis alad ja kuidas teha, siis igal koolil polnud neid võimalusi, et nüüd on ka õppeasutusel endal see vabadus rohkem, et ta saab vaadata enda võimaluste järgi, mis tal üldse on, eks ju, ja siis vaadata neid oskuseid, mis seal kõik on, eks ju, et see samamoodi ka vahendi löömisoskus ja püüdmisoskus ja kõik niisugused asjad veel juurde. No, mis seisus meie laste ja noorte liikumisharjumused või kõik see asi üldse on? Kui me võtame täitsa nagu lasteaiast kuni siis, ma ei tea, noorte täiskasvanuteni? Ma arvan, et meil on 2 sellist äärmust. Muidugi kui numbreid vaadata, siis ei ole mõtet pead liiva alla panna ja öelda, et kõik on nagu hästi.
et seal midagi head ei ole, aga ma vaataks seda hoopis niimoodi, et see küsimus tihti kipub olema sedasi, et me nagu tahaks lapsi süüdistada, et lapsed liiguvad vähem. Lapsed tegelikult liiguvad vähem, sest et neil ei ole neid eeskujusid väga, kes seal ees liiguksid. Et kui neid eeskujusid tekib rohkem, ehk siis kui me saame selle toiduahela nii-öelda teise otsa, selle lõpuotsa rohkem liikuma, hakkavad ka need lapsed tegelikult rohkem liikuma. See liikuma saamise suur projekt, see on lihtsalt nii pika vinnaga, et kui me täna teeme õigeid asju, siis ei ole see, et me 6 aja pärast juba näeme statistiliselt väga palju paremaid numbreid, vaid see võtab pikalt aega ja seal on vaja seda suurt järjepidevust samamoodi. Ja ühesõnaga meil on tekkimas sellised nagu äärmused, et on üks sihtgrupp, kes teeb väga palju ja on väga aktiivsed ja siis seda vahepealset osa väga ei ole ja siis on jällegi suur osa ka selliseid noori, kes üldse nagu ei liigu alla igasugust arvestust. Ehk natukene kui minna ajas tagasi kirjandusklassikute juurde ja vaadata, kui Liidia Koidula omal ajal käis mööda Eestit ringi, tal oli oma ajaleht Papa Janseniga, siis enamus ei osanud lugedagi seda ajalehte, eks. Ja ta tunduski juba sellepärast iga mehe jaoks nagu kättesaamatu unistus, sest et ta oli nii palju targem kõigist, eks. Et natukene hakkame me jõudma sinna samma ka tagasi, sest et see sama kõne areng on tegelikult saanud ka väga suure põntsu, et palju vanemas eas hakatakse lõpuks rääkima, et seal on kõik see nutimaailm on pannud väga tugeva põntsu sellele. Aga kust see tuleb, see ju selles mõttes, et laps ju väiksena, ta ei oska öelda, et mul on seda telefoni vaja või et ma tahaks nagu vaadata, et eks natuke on seal ka see, et vanemad ju peavad tööl käima, siis sa tuled õhtul töölt koju, siis sul on vaja süüa teha ja koristada, eks, ja sa ei saa seda päeval teha, kui sa ei ole just, ei tööta kodukontoris, eks ju. Et natuke seal on lihtsalt see, et mina muidugi lapsele ütlen, et mul ei ole kogu aeg oma lapsele igasugust aktiviteet välja mõelda, et paratamatult siis mõnikord ongi lihtsam ta sinna nutiseadmesse panna, eks ju. Jah, ja see on hästi lihtne õlekõrres ja seda suurem osa kipub kuritarvitama, et selle mulle meeldib öelda, et kasvava taime arengule paneb see ikkagi väga suure paugu just selles osas, et ta ei saa oma emotsioonidega hakkama, et seal telefonis on lihtsalt see, et see aju saab kogu aeg seda dopamiini sealt kätte, eks, ja kui mul tekib mõni video või mõni asi, mis mulle ei meeldi, ma lükkan selle eest ära ja mul tuleb uus pauk dopamiini peale. Aga nüüd, kui see päris elus läheb midagi untsu, sajad klaasi ümber või määrid riided ära, siis sa ei saa nupuvajutusega uusi riided endale. Ja siis sa pead hakkama selle olukorraga tegelema, aga kui sa aju pole ka harjunud, eks ju, siis tekibki see lühis ja on laps endast väljas ja siis ei saa see lapsevanem aru, et kust pagan see nüüd üldse tuli ja nii edasi, sest et seda lapsevanemat on kasvatatud ikkagi nii-öelda vitsaga, kui nii võib öelda. Et see on teine suur asi, et lapsevanemad paljud üritavad oma lapsi kasvatada nii, et nagu neid kasvatati omal ajal, aga lihtsalt need keskkonnad, seal ei ole enam väga mitte midagi nagu ühist ja siis ju elati, et jääda ellu, nüüd seda enam ei ole, meil on nagu väga hea elu ühiskond ja siis juba lähevad konspektid sassi, eks, ja see nutitelefon, see keerab ikkagi pigem rohkem käru, kui on kasu sellest, et ta on natukene bensiiniga lõkke kustutamine, et korraks võib-olla see lõke jääbki väiksemaks, aga siis paneb veel suurema hooga. Et jah, see kõneareng on teine asi, mis saab ja kõik see keskendumisvõime ka on see, millega tegelikult õpetajad peavad praegu igapäevaselt arvestama järjest rohkem ja rohkem, et seda keskendumisvõimet ei olegi ja et kuidas seda siis tagasi saada või parandada või mis need siuksed nipid on, et see tegelikult on
väga suur elevant keset tuba, mida siiamaani väga paljud pered ja see vanem generatsioon ei taha tunnistada, et see tegelikult on reaalne probleem ja no mis keskendumise häire, mul lapsel on pandud telekaid, ta istub vabalt seal 2 tundi, väga hästi keskendub oma multikale. Jah, just. Jep, et seal on lihtsalt, mis selle teleka ja nutitelefoni dünaamika vahe on see, et telekas, jah, nüüd on kanaleid rohkem, sa saad panna uue multika, see järelvaatamine ja kõik see, eks loomulikult. Aga jah, me tihti üritame ka teha, et meil on nutiajastu ja et see on nagu väga arendav ja kõik on see. Tegelikult visake lihtsalt palun see prügikasti ära ja nagu, ma olen ise samamoodi, et oma vaimse tervise pärast mul oli üks hommik, kus ma tundsin, et võt see päev läks kuidagi väga mõnusalt, et see oli tõesti nagu üle pika aja üks väga hea päev. Ja ma mõtlesin ja lõpuks mõtlesin välja, mida ma sel päeval teistmoodi tegin. Telefoni koju? Isegi mitte koju jäänud, aga muidu on ikka, enamusel on ju see, et ta ärkab hommikul üles, võtab voodi kõrvat selle telefoni ja hakkab jupp. Et nüüd on see, et ma vaatan sealt ainult kella heal juhul, et mis ta on ja kõik panen ta taskusse ära, lähen istun autosse, ma isegi loobusin sellest, et ma torkaks selle veisi sinna järgi. Ta on mul lihtsalt seal autos, ma ei pane isegi raadiot ega mitte midagi tööle, et oleks võimalikult vähe neid segavaid faktoreid, mis seda aju ärgitaks või stimuleeriks, et ma saan rahulikult sõita tööle ja kuskil seal koolipäeval ja alles lõunast ma siis võtan korra telefoni, vaatan, mis seal on. Pole midagi juhtunud erilist ja läheme edasi ja siis õhtupoole vaatan need asjad üle, aga see nõuab ka meeletut pingutust tegelikult, et üldse niimoodi suudaks jälle nagu seda vana normaalsust eks ju elada ja ka on ikkagi mul päeva jooksul tekib mingi hetk, kus sa avad selle TikToki ja saad aru, et nüüd pool tundi läks jälle lihtsalt niimoodi kuskile, aga vähemalt ma olen jõudnud sinna maale, et ma tunnistan seda probleemi enda puhul ja et ma igapäevaselt nüüd üritan ka kurja vaeva näha ja aru saada, et tegelikult elus ei juhtu mitte midagi, eks, kui sind seal võib-olla 24/7 ei ole. Ma lugesin kuskilt intervjuust, et sina tegeled õpilastega ka vahetundidel, et mängid nendega erinevaid asju, et just see küsimus tuleb väga hästi selle nutitelefonide teemaga, et tegelikult ju ma kujutan ette, ma ei tea, 95% koolidest vahetund näeb välja selline, et kõik istuvad ja scrollivad, eks ju, ja kõik oma nutikätega ja seljad on haiged, et kas õpetaja ei taha siis nagu vahetunni ajal puhata või see liikumise teema on lihtsalt sinu nii suur missioon, et mul on natuke siuke ma olen liikumispervert natuke ja ma olen liikumisõpetaja, see peabki olema nii, et ma ju lähen poodi ka, siis ma nüüd olen otsustanud või vähemalt seal poe ukses ei ole neid vabu kohti ja sellepärast ei ole mõtet nagu pingesse minna, et siis seal tagapool on need vabad kohad, paned rahulikult auto ära, jalutad ja kui sa juba jõuad sinna hetke, et see tundub nii raske sinu jaoks sealt kuskilt parkla tagumisest otsast poodi kõndida, siis mis saab olla veel sulle signaal, et on tegelikult nagu sa oled väga lähedalt suurele nagu katastroofile, et või trepist üles kõndimine 5. korrusele, et kui see on ka juba nagu selline probleem, et sa hingeldad seal üleval niimoodi, et sa rääkida ei suuda, siis on ikkagi nagu tegelikult on pahandus. Ja lastega ega mul on päevi, kus ma tegelikult tunnen, et üldse ei jaksa, aga ma tean seda tunnet, mis pärast tekib. Ja see on nagu kirjeldamatu. Aga ma olen liikunud umbes seal 10-aastasest peale. Ehk siis ma olen teinud sporti praktiliselt 27-28 aastat oma elust, et 1 aasta peale seda spordikooli, kus siis mul oli korraks täitsa siiber kõigest, siis ma ei teinud, aga terve selle ülejäänud aja ma olen nagu vahelduva eduga teinud. Ja minu jaoks on see ikkagi tähtis, et ma saan liigutada ja et lapsed saavad ja seesama,
eeskujude küsimus ka, et nad saavad muga üks-ühte teha, tahavad muga sulgpalli mängida. Tegelikult sa teed mingit muud asja samal ajal lihtsalt niimoodi. Ja, teeme ära, pole probleemi. Et seal on õpetajate toas on lihtsalt see hea kohvimasin, mis korraks jätab mulje, et on jälle parem olla. Aga tegelikult sa ju peidad lihtsalt selle kofeiini abil seda väsimust. Aga organism on nii tark, et tekitab järgmine kord seda adenosiini, seda väsimust sulle veel rohkem ja siis sa kallad lihtsalt endale veel rohkem kohvi sisse. Et parem jookse natuke koridori peal lastega võidu ja mis iganes, jah. Kaob see väsimus loomulikult ära. Aga see koolid ja nutitelefon, tegelikult on päris palju koole, kes on võtnud selle käsile ja on ära keelanud need telefonid. Meie koolis on nad eraldi kapikestes. Ja Pärnus oli ka üks kool, kus lapsevanemad ise võtsid ühendust kooliga ja ütlesid, et kuulge, see pull on vaja nüüd ära lõpetada. Seal ongi tegelikult see küsimus lihtsalt, et siin on vaja ka välja mõelda neile mingi asendustegevus, on ju, et mitte lihtsalt, et võtame nutitelefonid ära ja siis nüüd vahime lihtsalt seda seina. Lage või seina, et siis on vaja ka leida need aktiivsed vahetunnid ja on vaja mängujuhti ja nii edasi. Et kõik see nõuab ka jällegi kooli poolt tegelemist, aga see ei saa ju ometi olla põhjus, et miks mitte seda kõike teha. Väiksed lapsed paneb kõige paremini liikuma vist, eks ju, mäng, aga kui palju üldse siis võib-olla laste ja lapsed või ka sellised noored, ma ei tea, esimene mingi sellised klassid, kui palju nad oskavad nagu mängida üksteisega, mõelda ise mingeid asju välja, et sa ütlesid, et lastel on vaja mängujuhti, eks, et ma kujutan ette, et päris paljud ongi, et okei, et hakake nüüd mängima, mida me mängime siis? Jah, seal on hästi suur vahe, kas laps käib trennis või käib. Kui ma käin tegemas neid aktiivseid sünnipäevasid, siis sa saad sealt 5 minutiga aru, kas siin on täna trennilapsed või nad ei ole trennilapsed. Sest kui sa räägid mingit uue mängureeglit neile, siis trennilapsed on niimoodi, et nad saavad aru, esiteks nad suudavad kuulata ja nad mängivad seda ja sa oled niimoodi, et nagu ma oleks 10 korda juba kellegiga mängid seda, eks. Ja siis on sul võib-olla teinekord selline seltskond, kus on neid trennilapsi väga vähe ja siis sa võid jäädagi rääkima neid reegleid ja ikkagi on kogu aeg mingi hämming ja nii edasi. Ehk siis see trennis käimine mitte ainult ei paranda enesetunnet, vaid seal on nagu nii palju asju, ta tegelikult aitab õpitulemustele kaasa, kuna keskendumisvõime läheb paremaks, sa leiad sealt uusi ägedaid sõpru, sa saad sealt selle kogemuse kogu eluks, et kui ma midagi tahan saada, siis piisavalt kaua sellele keskendudes ma lõpuks suudangi selle eesmärgiga täita, et sul tekib selline töödistsipliin, tööeetika ja nii edasi, et ka tööandja tunneb ennast kindlasti kindlamalt, kui ta näeb, et tal on siuke natuke spordihull tööle tulemas, et need vennad on nõus pingutama ja vaeva nägema ja nende peale saab olla kindel. Tegelikult ju bioloogiliselt meie keha on kuni sinna 7. eluaastani sellises olekus, et ta tahabki liikuda. Teda ei sega nii palju see, kas ta on pikk või peenike või poiss või tüdruk, ta tahab nagu väga liikuda. Ja tegelikult see ongi kõige kriitilisem aeg, et tihti võetakse, et see lasteaed, et mis on, et mängime seal. Vastupidi, kui me seal suudame ära õpetada selle algse tõe sellest, kuidas palli jalaga lüüa, kuidas palli püüda, kuidas palli visata, kuidas palli põrgatada, kuidas reketit käes hoida ja kuidas reketiga pallile pihta saada, siis see annab edasiseks eluks nagu meeletult palju vahendeid, kuidas oma nii-öelda selle vaba ajaga tegeleda ja kõik mingid muud asjad. Et kui seda hakata hilisemas eas tegema, siis see on nii palju raskem. Et ma alati kergitan kaabut nende inimeste seas, kes seal keskea kriisile lähenedes otsustavad hakata trennis käima ja jäävadki sinna ja nad leiavadki selle enda muusa ja teevad, olgu see siis mis iganes, pilates või padel või lihtsalt need jooksuklubid, eks, müts maha, sest et see on nagu 10 korda raskem,
kui seda oleks hakanud tegema seda väiksest peale, sul on see harjumus, liigutus, tegevus on juba olemas, tegelikult juba tead, et jah, see on väga alahinnatud asutus, see lasteaed mingis mõttes just nende liikumisharjumuste kujundamisel. Kuidas üldse motiveerida siis võib-olla erinevas vanuses last nagu liikuma, et mul on 4 poeg kodus, selles mõttes, et kui me saame temaga, ma ei tea, kas minna batuudikasse või mänguväljakule, ta jookseb, möllab kõik, ma näen, et talle meeldib, eks ju, samas see teda sealt kodust välja saada, ta ei istu, eks ju, kui ta istub teleka ees, mis iganes, ta lihtsalt, see võtab mingi 3 tundi aega, hommikul ärkama, hakkan juba rääkima, et lähme õue. Ei taha, ma tahan kodus olla, mängime seal, ma ei tea, möllame, käib vannis vahepeal ja siis on ma ei tea, pool päeva on läbi ja siis ta järsku teatab, et tema nüüd tahab minna siis, kuhu iganes need variandid, mis ma olen kõik 10 tükki olen hommikul talle, eks ju, ette nagu andnud. Kuidas ma saan ta sellel esimesel hetkel kodust välja? Aga ta on 4-aastane. Esiteks on see, et ta ju pole tegelikult ka emotsionaalselt ju ligi lähedalegi sellele küpsusele, eks. Ja ta ei tunne ennast kindlalt võib-olla, ta ei tunne ennast hästi, seal on võib-olla mingi asi, mis teda segab, tal ei ole seda sisemist kindlust, sest et võib-olla kui ta sinna mänguparki läheb, seal on palju võõreid lapsi, keda ta ei tea, kellega ta peab arvestama, seal on nii palju mingeid faktoreid tema jaoks, mis võib-olla segavad seda otsustamist positiivses suunas ja probleem oleks siis, kui sa teed päev otsa neid asju ja ta ikka ei taha minna, aga kui ta sul poole päeva pealt läheb, siis tegelikult siin ei ole probleemi, siin on, kõik on hästi, et ta võib-olla ta tahabki teha seal alguses enda need lemmikasjad ära, mis talle meeldivad, eks, ja siis on ka see enesekindlus ja piisaval hulgal seda dopamiini, mis panebki ta hästi tundma ja siis on see, et kuule, aga lähme nüüd sinna välja ka, et meil on jah lihtsam täiskasvanutena, et loguks kohvi ja nii lähme ja teeme, eks. Aga see on normaalne, kui tal on siuke oma mingi arvamus ja et ei taha minna. Et siin ma kindlasti ei näe probleemi selles ja see, et inimesi niimoodi nagu motiveerima peab, see on normaalne, me ju iseendaga peame kogu aeg seda kahekõnet, et lähen või ei lähe, mis ma teen. Okei, ostan uue trennisärgi, kohe on motivatsioon laes, käin ja teen, eks. Et see on väga tore, kui te saate sinna välja minna ja seal joosta ja teha. Et seal ongi vaja lihtsalt paraku olla kannatlik ja seda kannatlikkust meil antud ühiskonnas on nagu hästi raske praktiseerida. Vähe on seda. Ja. Tahaks siis nagu kohe, sest et pärast siis, kui me oleme seal mingi paar tundi järjest, me saame koju, siis me saame süüa, siis me saame seda ja toda ja koristada, eks, aga tuleb jah, võib-olla enda need mingid olmeasjad nagu tagaplaanile lükata ja siis ma ei tea, enne ära koristada ja siis pärast minna. Sest ma tegelikult see läheb täpselt, iga kord läheb täpselt samamoodi, et käidki mitu tundi pinda ja siis ikkagi mitme tunni pärast on mingi, okei, nüüd lähme. Ja siis sa ise oled mingi, ma nüüd ise enam ei viitsi, vaata. Jah, aga üks peidetud külg sellel kõigel on toitumine ja see veresuhkru tase. Et sellega me teeme endale tihti karuteene ja teeme lastele veel suurema karuteene. Et korraks selle suhkru puhul just, kui seda tuleb nüüd suurem laadung, siis see läheb järsku üles see veresuhkur ja siis on niimoodi, et lihtsalt nagu hullumeelne. Ja kui see alla kukub, siis on ka lihtsalt niimoodi, et mitte ei ole 1% akut, vaid aku on kadunud lausa. Et ollakse niukses augus ja meie enda nii-öelda tujude ja energia kõikumine tuleb ka paljuski sellest veresuhkrust, et me teinekord oleme harjunud mingid toitaineid sööma, mis tunduvad täitsa normaalsed, aga pärast kui uurid natukene, siis saad aru, et see võibki tekitada sul selle siukse piigi, eks. Ja kui ta ruttu läheb üles, siis ta ruttu kukub alla ja need siuksed kiired üles-alla ongi tegelikult see, mis ka meie sellist päeva tegelikult väga palju mõjutavad ja laste puhul samamoodi, et me ei pane tähelegi seda, et mis seal võib teinekord see toit olla ja see võib nii palju ka mõjutada samamoodi nende sellist otsustamist ja kõik.
kui ma nüüd pärast seda oma kogemuse jagamist tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis ma tegelikult küsisin, et kuidas neid erinevas vanuses lapsi ja noori liikuma motiveerida, siis mis sinu nipid selles osas on? See osa, kes koolis ei käi, seal on hästi lihtne. Lihtsalt tule ja tee. Seal nagu päriselt seal ei ole mingit küsimust. Ja kui sul on mõni laps seal, kes ei taha teha, seal on täpselt sama see enesekindluse küsimus, et ta ei saa võib-olla reeglitest päris hästi aru, mis seal toimub. Ta ei tunne ennast kindlalt ja siis on see siuke, ta vaatab pealt. Siis on normaalne, las ta vaatab pealt. Küll ta tuleb. Nüüd, mida vanemaks me läheme, seda kavalam sa pead olema. Et see esimene kooliaste on väga lihtne, anna ainult ette. Teine kooliaste juba natukene tekivad seal sellised võib-olla teatud tagasilöögid, sõltub, kuidas keegi areneb ka. Aga on ka üsna lihtne veel sellega tegeleda, aga kindlasti sa pead juba seal 4., 5., 6. klass hakkama rohkem rääkima noorte keeles. Et nendega samal lainepikkusel olla. Ja nüüd see 3. kooliaste, see on juba õite põnev. Seal on, seal juba hakkavad tekkima iseloomud ja karakterid ja seal tihti ei pruugi selle mängimisega, et siin mängime, sellega enam midagi teha, eks. Et seal on juba see sõltub hästi palju ka klassist endas ka, aga seal on juba vaja hakata rohkem nii-öelda sporti tegema, et siin sellist... Muidu mäng on selline, et kuidas ma teen ennast siin lolliks, eks ja, just, et see on, piinlik on ju. See on nüüd see aeg, kus kõik tundub järsku nii kohatu järsku ja kõik on siuke raske. Ja tekib ka kindlasti juurde seal see, et nad teevad, sa näed tegelikult, et nad suudaks teha 2 korda rohkem, aga selliselt nagu lohakalt või laisalt liiguvad, eks. Ja nüüd, et saada nad liikuma kuidagi, selle jaoks on vaja kasutada juba mingeid vahendeid. Eelmine nädal 8.9. mängisid tänavakorvpalli oma vahel ja ma näen lihtsalt, et see on nagu täielik loivamine seal ja nagu räägid ja ergutad ja mis iganes. Siis ma mõtlesin, davai, mul on veel pool kasti vitamiinvelli alles. Ja siis ma tõin need vellid sinna platsi äärde, ütlesin, nii mehed, seis on 0-0, kes võidab, saab vellid endale. Ja hoopis teine mäng oli kohe. Sul peab ikkagi olema mingi motivatsioon. Ja mis selles viimases kooliastmes ma avastasin, et kui sa lihtsalt harjutuse annad, siis seal kiputakse ka seda lihtsalt ka ära tegema. Aga kui sa paned sinna ikkagi juba tood selle võistlusmomendi sisse, et see käib kiiruse peale, et kes saab rohkem palli väravasse, mis iganes, siis muutus ka see suhtumine sellesse harjutusse kardinaalselt. Et eks need klassid on ka teinekord nii erinevad, et mõne klassi puhul sul ei ole vaja üldse selle vitamiinvelliga seal tulla välja. Ja mõne klassi puhul see võib-olla ongi su viimane õlekõrs üldse, eks ju, et kuidas nad saada. Ja mis veel aitab on see, et kui sa annad video teel neile tagasisid, korraks filmid seda jama ja näitad neile, et kuulge, vaadake ise ka, no mis asi see on nagu päriselt, et te terved inimesed, et see ei ole isegi mitte 50% praegu, eks. Aga mis seal taga siis on? Kas see ongi umbes see, et ma ei tea, meenutan oma tiineka aega, ega ei tahtnud seal hommikul sirgandasid juuksed ära, ma ei tahtnud neid igiseks teha ja või seal mingi poiste ees näost punane olla, et kas asi on selles või siis lihtsalt ongi see, et kuidagi nagu venitame ennast läbi, et me saame selle arvestuse kirja või on seal veel mingi... Seal on, ma arvan, et seal ongi sellised põhjused, nagu just eelnevalt tõid, et see, ma näen nõme välja ja nii edasi. Meil oli üks poiss, esiteks ta on bioloogiliselt päris kõvasti ette arenenud, tal on meeletult hea plahvatus jalgades, ta jookseb, hüppab, mis vaja. Ja spordipäeval ma lihtsalt vaatan, mis asi see on, mis sa teed. Ja siis õpetajad hakkasid ka veel kuidagi nagu, et miks sa ei hüppa ja miks sa niimoodi nagu, sa näed, et sellele mehele ei ole vaja niimoodi praegu läheneda, et see kindlasti ei pane... Nägutama, just. Ja ma korra kutsusin ta kõrval, küsin, et kuule, mis värk on? Nagu haige oled, et mis küsimus on? Sest ei, et mul
nad teevad mingid neid snappe umbes ja mul jäävad need juuksed niimoodi nagu rõvedalt, et me ei taha nagu. Siis, no okei, aus point. Jälle tuleb see nutitelefon meil siia, et keegi seal postitab kuhugi üles. Et ma nagu mõistan seda, ma saan sust aru ja tihti on ka jah, et kui sa trennis ei käi, siis sa tegelikult ei käi ju peale liikumistundiga pesemas, eks ju, mis on täitsa eraldi raamat ja eraldi probleem tihti. Ja siis sa ei tahagi minna ju sinna teiste ees võtad paljaks ja siis veel see häda, et sa oledki, sul meik on laiali ja sa väga hästi ei oska seda teha. Ja nüüd ega sul ei ole eriti ka palju aega seal ju, Täpselt. et oma juuksed ära pesta, ära föönitada, see on muidugi enamasti tüdrukute probleem, aga ja poiste puhul ju samamoodi, et seal nüüd on vähemalt avastanud, et on see higipulk ja lõhnaalipudel. Et siis sellega tihti lahendavad neid hügieenimuresid. Aga jah, seal on neil rohkem põhjuseid ja see keha on ka võib-olla nüüd nii palju muutunud hormonaalselt nende jaoks, et nad ei saagi tegelikult aru, mis siin kurat üldse toimub praegu, eks. Need tujud ja kõikumised ja see kõik ajab nad segadusse ja siis ongi oluline see, et ära jagada see hetk, et nüüd on meil praegu see nii-öelda staadium ja mitte suruda neile neid asju peale rõvedalt ja siis võivad tekkida ka need liikumisõpetuse traumad, eks samamoodi. Et see, et me nüüd oleme jõudnud aega, et me arvestame üksteise tunnete ja eripäradega, see ei tee veel siin lumehelbeks, eks vaid see on tegelikult nagu normaalsus, mida tahaks nüüd ammu teha. Aga lihtsalt siis me tegime tööd ja nägime vaeva ja armastust ikka ei tulnud, et need põhimõtteliselt võime selle nagu kokku võtta nii, et see liikumisharjumus algab, ütleme, kodusest eeskujust, aga seda peab toetama ka reaalselt nagu õpetaja, et tegelikult see kodu ja kooli või lasteaia koostöö on ju ülioluline just kõigi nende eripärade ja tõesti selle vanuseliste eripärade ja inimese enda eripärade mõttes, et kui üks osa ju logiseb, siis tegelikult see noor ongi lõpuks seal kuskil pea laiali otsas, mitte midagi aru ei saa, mis toimub tema peas, mis toimub tema kehaga, eks ju. Jah, ja pluss veel see, et tegelikult see sõprade arvamus ja see, kuhu sõbrad lähevad ja mis nad teevad, see loeb ka väga palju, mõjutab. Et kui ikkagi see sõber ütleb, et tal seal trennis enam ei meeldi käia, siis sealt võib tulla neid veel ära sealt trennist, et seal on neid mõjutajaid palju. Ja tegelikult üks huvitav fakt on see, et õpitulemusi mõjutab see geneetiline pärand kuskil seal 50% ulatuses. Ja siis keskkonna ehk siis kooli mõju sinu õpitulemustele on kahjuks ainult 15%. Et see on meile kõigile võib-olla mõtlemise koht, et hetkel me natukene arvame, et on vastupidi, et kool on 90 ja küll mina tean, kuidas oma last kasvatada. Panen see 10% juurde. Ei peagi midagi tegema. Jah, et paraku nii on ju. Kes selle osa peaks enda peale võtma, et kui sõbrad ees ära lähevad, siis et see laps või noor jääks, sest vanemad ju võivad öelda, et okei, sa oled juba piisavalt suur, eks ju, sinu enda valik, aga siis treener ütleb, et kuule, et sa oled nii hea, et mis sa lähed ja siis see noor on jälle seal kahe vahel, et sõbrad võib-olla arvavad, et see on lame, eks ju, minu enda näide, kui ma olin mingisugune 15, siis ma olin tantsinud aastaid rahvatantsu ja tantsisin hip-hopi ka ühel hetkel, meil terve klass hakkas tantsima, eks ju, siis kõik läksid ära, kõik pookpid, tüdrukud läksid eest ära, ma ütlesin emale, mina lähen ka ära, nagu ma ei viitsi, ma ei taha enam. Ema ütles, unusta ära, tantsid rahvatantsu, hinded on korras, võid teha, mida tahad, põhimõtteliselt, eks ju. Nüüdseks ma olen tantsinud 28 aastat ja ma räägin siiamaani oma emale, kui tänulik ma talle olen, sest mulle tõesti väga meeldib. Et minul pani ema selle käe ette, eks ju, aga tänapäeval ikka räägitakse väga palju sellest, et laps peab ikkagi saama valida ja tegema seda, mis talle, eks ju soovib, et kes siis selle otsuse peaks tegema, et sa ei jäta nüüd pooleli? Seal on, ma arvan, ka roll sellel treeneril.
kui ta näeb, et hakkavad minema, siis võiks ikkagi minna ja korra rääkida, rahustada maha või aru saada, et mis värk on nagu, et kus see nagu tuleb. Et see ei peaks olema kunagi nii, et treener arvab, et ta teeb ainuõigeid asju seal trennis, et tema on see kuningas, et tema metoodika, tema suhtlusviis, tema võib teha nii, nagu tema tahab. See peaks olema alati selline dialoog ka natukene nende treenitavatega, et kuulge, et meil on ühine eesmärk, kuhu me tahame kõik jõuda, kui me räägime juba sellisest spetsialiseerumise vormis, eks ju, ja tantsu puhul ju eriti, kui on mingid kaalad või jumal teab, kuskil mingi väljasõit tahame minna, eks, et siis me ju harjutame neid tantse ja tantse ja tantse, eks ju. Et kuidas seda teha, et meil kõigil oleks siin tore, eks, et see on see, kus see võiks alata ja ega seal on samamoodi, tuleb rääkida selle noorega, tuleks rääkida kodustega, et kuulge, kas te olete kursis, et on siin siuke, et ma oleks väga rahul, kui ta veel jääks, sest et tegelikult seal on potentsiaali on. Et mul oli sarnane juhtum, kus siis meil teine klass käib praegu ujumas ja ujumistreener vabastas selle poisi liikumisest, ehk siis ütles, et ta ei pea tulema nendesse, et ta ei pea minema nendesse ujumistundidesse, et tal on need asjad juba kõik selged. Ja ma olin niimoodi, et kuulge, kas see treener üldse teab, et see poiss on ATH ja see ATH laps vajab liikumist sama palju, kui kala vajab vett enda ümber. Et nagu lõpetage ära, teete nalja või. Plus tal sotsiaalsed oskused seal oma klassiga käia. Plus tal on näha, et kuna ta on ATH, siis ta on ka väga kriitiline kõige suhtes, mis ta teeb. Ja kuigi tal on füüsilised eeldused klassis nagu mäekõrgused teistest üle, ta ei ole ikkagi kunagi rahul endaga. Ja nüüd on see täpselt see võimalus, kus me sellele poisile anname selle võimalust, ta saab klassi eest särada, ta saab harjutusi ette näidata, et ta tunneb selle ennast hästi. Mis põhiline, ta saab olla sõpradega koos, mitte ei maga poole lõunani, eks ju. Ja ma rääkisin selle sama teise klassi poisiga ka, ütlesin, kuule, et kas ei tulegi meiega ujuma? Ta ütles, jah, ma käin juba ujumistrennis. Ja siis ma rahulikult rääkisin temaga 4 silma vahel, ütlesin, kuule, et tegelikult jumal äge, kui sa tuled, saad oma sõpradega koos olla. Aga siis tekkis seal teine mure. Poiss otsustas siis, et aga ma juba käin seal nüüd liikumistunnis ka ujumas. Ja siis ma äkki täna trenni ei lähe, et siis oli isale teistpidi oli mures ja helistas mulle, et kuule, et siin on nüüd siuke olukord tekkinud. Ja siis ma ütlesin, et arusaadav, leiame lahenduse, kui on vaja, pane mind tanki kõige lihtsam, eks. Küll mina sealt välja tagurdan, aga lihtsalt sa võid mind nagu julgelt ära kasutada, et seda enam, kui ma tean, et võib siuke olukord tekkida. Ja siis ma nägin seda poissi järgmine päev seal ujumas, polnud mingit probleemi, ei olnud seda, et tal oleks seal igav või et nüüd, mida ma siin teen, on ju. Ja ta just pärast veel ise nii-öelda tsiteeris mind tagasi, ütles, ei, et mul on siin just tore olla, saan oma sõpradega olla ja nende keskel, eks ju, et see on ju mingi teine treeningrühm, kui mul tavaliselt trennis on, eks ju. Ja just vastupidi nagu, ja mina näen ju samamoodi, et kui hea ujuda, siis päriselt tegelikult on, eks ju, samamoodi tema võimetest saan ülevaate. Ja samamoodi ütlesin ka talle, et kuule, et proovi seal trennis ka ikkagi edasi käia, et see on ka väga vajalik, on ju, et siin sa saad ju ise aru, et koormus on palju nõrgem, et sa tegelikult sind väga ju nii palju ära väsita. Et see kõige lihtsam asi, tuleb suhelda oma vahel, kõik see püramiid, kõik see toiduahel, see lapsevanem, treener ja ka laps, et seda last ei tohi seal ära unustada. Tulebki minna rääkida. Kõik käib üle tema pea, eks ju, kõik otsustatakse ilma temata. Et see siuke individuaalne lähenemine selles osas, et kuule, et mis seda nagu põhjustab ja et kas siin on võimalik ka ikkagi mitte seda teha. Trenni, sa rääkisid enne, et ikkagi lapsed peaksid käima trennis. Ma toon jälle enda näite, et ma ei tea öelda, et võitlesime välja, aga organiseerisime siis nii, et meil lasteaias oleks judotrenn ja läks minu laps ka siin alguses hea meelega, aga pärast mingi 3. või 4. korda öeldi, et sorry, aga ära enam tule, sest et ega ta ei tahtnud teha seda, mida see õpetaja seal tegi, eks ju, ja rohkem oli sellist, et teeme siin nalja ja mingi selline värk, et ja kui me oleme pärast talle pakkunud, et kas sa tahaksid minna
ta proovis ka ujumistrenni, no ma ei tea, mis seal juhtus, seal ilmselt oli midagi muud, aga sinna trenni rohkem ei tahtnud minna. Siis kui me pakkusime, et äkki tahad minna ujuma või ma ei tea, tennisesse või mis iganes, siis ta kogu aeg ütleb, et ei taha kuhugi trenni minna. Aga no me ikkagi täiega tahaks teda panna, eks ju, kuhugi trenni, et mis ma siis nagu tegema peaks, et kas ma peaks talle ikkagi veel pakkuma mingeid variante ja mis iganes ta lõpuks ütleb, et ma tahan jalgpalli minna, aga ma ei tea, 4-aastastele, aga ei ole mingeid jalgpallitrenni, eks ju, et või ma peaksin ikkagi lihtsalt sundima, et nüüd lähed sinna tennisesse, eks ju. Et talle öeldi, et võib-olla nagu mingi individuaalala sobiks paremini, aga ta ütleb, et ei, ma ei taha minna. Vaata, see, kuidas me käitume, seda mõjutab hästi palju see keskkond, see, milles me viibime, eks. Ja see on, kahjuks on see üks põhilisi erinevusi sellel õpetajal, kes noortes üritab seda liikumisarmastust tekitada ja treeneri vahe. Et treenerid aeg-ajalt kipuvad kuidagi need mured lihtsalt niimoodi, et sina ei käitu normaalselt, et ära äkki rohkem tule, mul on endal lihtsam seda trenni anda. Selle asemel, et äkki vaataks peeglisse ise korra, kõigepealt esimese asjana, et mis värk on, miks see poiss üldse niimoodi hullu paneb seal ja kas siin on äkki võimalus ikkagi leida mingi lahendus on ju sellele. Et tihti, kui mul endal tekib mingi probleem noortega, siis ma esimese asjana teinekord ka liiga süva analüüsi teen, aga ma teen seda nagu iseenda vaatest, et kas ma panin praegu ikkagi nii vingelt, kui ma arvasin, et kas äkki see ikkagi seda noort ärritas mingis osas on ju. Et kõik see analüüs, aga seda karm kuulda, et üldse sealt kuskilt võib tulla siuke signaal, et ära siia tuleb. Aga sa kindlasti ei taha seda kuulda, aga on olemas kindlasti mingi koht, kus ta tunneb ennast hästi, ta on ainult 4, et ei maksa hakata nüüd nagu siin suruma, et nüüd kohe saab aeg läbi, et trenni, et ta võib-olla leiab selle oma trenni 15-aastaselt, võib-olla 10-aastaselt, eks tuleb mingi sõber, kes käib kuskil trennis. Ja tegelikult seda jalgat nad teevad minust juba 4-aastastele ka, et neid trenne ja asju on, et võib-olla soovitan uurida lihtsalt niipidi, et mida küla peal räägitakse, kus on see äge treener hoopis. Et ja võib-olla sealt siis saab selle hea vastuse kätte ja nii mööda minnes käia seal trennis ära ja näiteks kui on plaan minna jalgpallitrenni, siis mis kaval lapsevanem võiks teha on see, et kõigepealt läheb, käib selle poisi või tüdrukuga, vaatab kuskil väljaku ääres jalgpallimängu paar korda, vaatab kõigepealt seda ka telekast, niimoodi mööda minnes järsku laps kõnnib telekast mööda, jälle jalgpall käib, mis asi see on, eks ju. Et kui me mingist asjast midagi teame, siis meil tekib ka see huvi selle vastu, eks. Aga kui ma näiteks sellest veepallist midagi tean, sa võid mulle näidata seda nädal aega ka järjest, aga mul võib-olla lõpuks ikka tekib huvi, sest ma saan siis aru, on ju. Aga kui sa sellest spordialast suurt midagi tea, siis on seda huvi alguses palju raskem tekitada, et kui ta sinna trenni satub nii, et ta on näinud seda jalgpalli, ta on käinud seda platsi ääres vaatamas, eks ju. Et loomulikult rahalised võimalused on kõigil erinevad, aga veel käia kuskil välisriigis vaatamas seda võistlust, siis see on meeletu nagu emotsioon, mis ta sealt saab, siuke positiivne. Ja kui see ka ei tekita lapses seda huvi, siis ei ole see spordiala lihtsalt, et jah. Põhimõtteliselt paanitsema ei peaks, et ta ei taha praegu kuhugi trenni minna. Peas, et natukegi liigub. Paanitsema kindlasti veel ei pea, aga vaikselt võib silmad, kõrvad lahti hoida, mis sellised energilisemad nii-öelda lapsed fookusesse saab, on niisugused need parkuuritrennid või need akrosetrennid. Minu arust neid Tallinnas ei ole, aga Tartus on küll see lihtsalt
siuke juba lähenemine, et pean saama Akruse trenni, muidu suren 2026, et seal on need hästi populaarsed ja väga head kvaliteetsed trennid, et kindlasti on ka midagi sarnast Tallinnas olemas, kus sa lihtsalt käidki turnid, ronid, hüppad, kõik need batuudid, millest sa seal no see on temating täiega. Ja, et neid vahvaid treenerid on meil ka väga palju ja seal on ka suurem osa on noored treenerid, kes on tahtmist täis, et soovitan ka sinna poole vaadata. Kuidas sa ise hindad, keda on lihtsam õpetada, kas lasteaialapsi või juba pigem vanemaid? Seal on mõlemad pidi, seal on plussid ja miinused. Aga ma arvan, et laste puhul on lihtsalt see, et neil ei ole filtreid. Nad annavad sulle selle tagasiside kohe. Kui sa ikka teed mingit jama, siis sa saad sellest kohe teada. Ja kui sa nüüd ära ei solvu, siis on tegelikult ülihea info. Nüüd seal, mida vanemaks noored jäävad, siis sa ei saa kuni lõpuni aru nagu. Kas talle meeldis või ei meeldis? Kas ta meeldis või meeldis, ta vaatab kalanäaga otsa, juba rohkem eestlaseks muutunud. Ja siis pärast kirjutab, et parim õpetaja ever, aga siis saad mingid, aga äkki see kehakeel siis natuke paremaks või midagi, et ma saaks nagu mingi siit välise tagasiside on ju. Aga kui sa lahti muugid need kinnistunud noored, siis on ka kindlasti see väga äge tunne ja kogemus. Et seal on kõigil omad plussid miinused. Ma niimoodi rassistlikult ei eelistaks üht või teist, et sa lihtsalt pead teadma, kuhu sa lähed, kellega parasjagu ja vastad vanusele, muidugi energeetiline väli on parem. Ja äge on võib-olla teinekord tõesti sa tahadki, et seda vahele segamist ja seda energiat oleks vähem, eks, aga mingid sa hakkad jälle seda teist osa, seda, kus on ilge möll käib ja seda jällegi igatsema või nagu sükest lahe ja noh, vaheldus on oluline just, ma arvan jah, see on see võti. Sa natuke mainisid seda tagasisidet, sellega on seotud ka mu järgmine küsimus, et kui palju sa üldse seda nii-öelda võib-olla tagasisidet vastu võtad, et kui laps või noor tulebki, ütleb, et issand, täna oli nõme trenn, aga siis sa ise võib-olla tunned, et kõige parem asja tegin täna, et solvud ka siis või küsid, et miks see nõme oli või mis sulle nagu ei sobinud ja teed teinekord siis paremini? Ei, ma solvuja kindlasti ei ole. Mul on täpselt selline olukord, nagu sa kirjeldasid, kus siis ühe keerulisema klassiga ma tundsin, et täna läks küll nagu hästi, et ei olnud mingit probleeme. Ja siis Piretikene astus saalist välja, ohkas väga rasket ja ütles, et nii ka pole ammu olnud. Ja siis esimese asjana saadki nüüd, nagu mis asja. Ja sõidad autoga tööl koju, mõtled selle peale, siis saad aru, et see, mida tema hindas ja mida mina hindasin, on täitsa erinevad kriteeriumid, siin pole midagi võrrelda, eks. Ja ma mõistan seda tema poolt ja see on ka tegelikult koht, kus minnagi küsida, et kuule, et ma sain aru, et see väga ei olnud sinu nagu tund, et millest see võis tekkida, eks. Ja siis selgubki see tõde, et seal oli hoopis mingi muu põhjus, et ta võib-olla ei võitnud seal ja mis iganes, et siis seda tuleb võtta väga palju arvesse, sest et ma teen seda tundi neile, mitte endale, et me peame ikkagi jõudma lõpuks kuskile koos ja seda tagasisidet on väga vaja ja õnneks nad annavad ka ja vahest nad annavad selle niimoodi ära, et nad ei saa ise arugi sellest, kuidas see tagasiside üldse sinuni jõudis sedasi, kas siis kehakeelega või teinekord ütledki sulle otse välja, eks, ja nii edasi, et tuleb osata ka neid väikseid detaile seal tunnis märgata, kuidas nad ühte või teise harjutusse suhtuvad ja siis natuke mõelda, et kas see oli tingitud sellest või mis iganes, et seal on neid muutujaid nii palju, et on äkki söögivahetunde eelnevalt, kas see hakkab kooliaastal lõpupoole jõudma ja kõik sellised asjad. Ja. Sinu asi on lihtsalt märgata, mitte siis lihtsalt, et las nad siis olla mul siin ja teevad nii nagu teevad ja vaat ei ole, saavad midagi
mingi tulemuse kirja, eks ju? ja see märkamisoskus on, ma arvan, midagi sellist, mida sa sealt ülikoolist ei saa kaasa isegi doktorikraadiga. Sul peab see olema. See algab sellest, et sa tahad, päriselt tahad. Ja siis hakkad sa ka rohkem märkama. Muidugi, kui on laiem silmaring erinevatest spordialadest teadmised sellest biomehaanikast ja kõigest, siis on ka lihtsam märgata asju. Aga jah, see soov, sisemine tahe peab olema, siis hakkab juhtuma. Sa oled oma teadmised ja oskused ka TikToki ja Instagrami viinud. Kust siis selline, et sa oled väga populaarne seal, mis oli Instagramis 12 000 jälgijat ja TikTokis 3500, kui ma nüüd märkmeid ei vaata ja peast ütlen. Oma jagu. Ja mul oli kuidagi see, enne kui see liikumismängud nagu algas, siis mul oli see mõte, et sinna sotsiaalmeediasse peaks midagi looma, mingi selline sisemine põlemine oli kuidagi ennast väljendada ka läbi nende videode, et ma saan neid filmida ja neid monteerida, et mulle ka see pool väga meeldis. Ja kui ma kehakultuuri õppima läksin, siis ma ei läinud teda enam ju seal keskeakriisis selle mõttega õppima, et ema käskis, vaid mul oli reaalselt huvi selle vastu ja siis sa suhtud ka sealt saadavasse infosse hoopis teistmoodi. Ja eesmärk oligi see kehakultuuri diplom enda kasuks kõige paremini tööle panna. Ja mulle ei tundunud lihtsalt või mind ei kõnetanud need personaaltreeneri siuksed asjad, et hakata järjekordseks personaaltreeneriks. See mind ennast lihtsalt ei kõnetanud. Ja kui see mind ennast ei kõneta, siis pole see õige asi ka mida teha. Ja see liikumismängude asi tekkiski ühte konkreetset videot nähes ja siis toimus see selline sisemine plahvatus, kus sa said aru, et nagu jaa, see ongi see, davai, teeme ära, hakkame minema otsast. Kas see populaarsus tuli sulle kuidagi üllatusena või sa teadsid, et täpselt see ongi puudu, ma ei tea, olid võib-olla kuulnud kuskilt, et oleks vaja, aga keegi lihtsalt ei ole ära teinud? Mõlemad. Seal oli seda populaarsust, ma ei osanud ette näha, aga ma sain aru kohe, et esimene mõte oli see, et okei, liikumismängud väga hea. Siis ma läksin kohe Instagrami vaatsin, mis asja, polegi sellist kontot üldse. Siis sa said nagu aru, et on tegelikult on nagu auk on ka veel sees, eks. Ja kui ma olin selle siis ma kähku ühe hingetõmbega registreerisin selle konto nime ära ja mul ei olnud seal ühtegi videot veel üleval, sisu polnudki ja ma sain aru, et sinna oli tekkinud juba kuskil 90 midagi jälgijat. Siis ma sain aru, et okei, see on nüüd õige asi õiges kohas. Ja võib-olla oli 200 jälgijat, kui kutsuti hommikuterevisiooni. Ja siis selle hommikuterevisiooniga oli selline lugu, et ma guugeldasin seda inimest, kes mulle kirjutas sinna DM-ides, sest et see tundus nagu väga selline kahtlane, et mingi, jah, et siuke 300 jälgijaga konto, et tule nüüd, siis ma näitasin, et vaatasin, et jaa, et see on päris inimene ja et helistab ja räägib ja leppisime kokku, ma olin okei, teeme ära. Ja nemad tegid selle esimese kõige parema reklaami, mille eest ma olen väga-väga tänulik. Ja see pani väga suure boosti, kus siis nad näitasid seda kontot seal saates täitsa nagu kuva tõmmisin ekraani peal korraks keset intervjuud. Ja siis see oli niimoodi, et oligi enne saadet oli kuskil 300 jälgijat ja tänu sellele 5-8 minutisele reklaamile või selle nagu saate jupile, kui ma stuudiost välja astusin, siis oli 1000 jälgijat juba juures. Ja siis ma mõtlesin, et nii hakkabki nüüd olema, et lähed kuskile saatesse räägid ja siis on 1000 jälgijat. Nii lihtne see muidugi ei ole. Sest sa pead ikka midagi andma ka neileks. Aga ja siis hakkas lumepall sealt nagu veenema, et see andis seda lisaindu veel juurde ja andsid aga minna. Kas siis oli selles mõttes natuke hirmus ka, et nüüd sa peadki hakkama ju, see ei ole nii, et sa paned ühe video ja siis aasta aega lased selle ühe video peal liugu, eks, et sa pead ikkagi mingi intervalli tagant midagi kogu aeg ette söötma, et need inimesed sinuga jääks ka. Jah, see oli esimene
teadmine ja esimene eesmärk esimesest päevast alates, et siin on vaja tekitada see rutiin, et kui seda ei ole, siis sa võid mis iganes ägedaid asju teha, aga sa sealt infotulvast kaod ära mingiks ajaks, et sinna jälle tagasi saada, see võtab jälle oma aja, et seda järjepidevust on vaja, et see on kõige olulisem, et sa ei pea alati maailma ägedamaid ja maailma parimaid asju tegema, aga et seda järjepidevust on seal taga vaja. Ja kui ma alustasin, kuna mul on ikkagi spordimehe hing, siis ma seadsin endale sellise tol hetkel ikka väga utoopilise eesmärgi, et saada 10 000 jälgijat kätte, et see oli see esimene, see, mis tundus seal 1000 jälgija puhul ikkagi täiesti ajuvaba number, aga kui sul on see mingi eesmärk, siis sa ka tead täpselt, kuidas, mismoodi käia ja teha, et niimoodi ta on vaikselt läinud, jah. Kes sind pigem jälgivad? On need noored, on need õpetajad, on need lihtsalt mingid inimesed? Ma alguses arvasin, et ma teen õpetajatele seda. Ja siis, kui ma üks hetk sellesse statistikasse süvenesin, siis ma sain aru, et neid õpetajaid võib-olla nii palju ei olegi. Facebookis on neid jälgijaid õpetajatena rohkem, siis Instagramis on see protsentuaalselt niimoodi, et kas see oli umbes 90% naisterahvad vanuses 22–48 ja siis on seal see väike osa paar eksinud meest, kes siis salaja kodus teki all vaatab sealt mõnda mänguvideot, eks. Ja TikTokis on... See siis näitab meile, et tegelikult liikumisõpetajad üldiselt on naised. Naisterahvad ja paljuski on, jah. Ja TikTokis on just vastupidi ka noori päris suur hulk. Et ta on küll, see vaatajaskond on Instagramiga üsna sarnane, aga seal ikkagi on palju noori ka, mis on vahva. Sinu videotes löövad kaasa sinu enda õpilased. On teil kuidagi koolis olnud mingi teema, et mõni lapsevanem võib-olla ütleb, et ma ei taha või lapsed ütlevad, et nad ei taha või just vastupidi ütlevad, et me teiega tahame ja sul on järjekord ukse taga neist, kes tahavad kogu aeg videos olla ja mõlemat on. Meil on koolis kohe õppeaasta alguses esiteks lapsevanemad siis saavad kinnitada või ümber lükata selle, et kas nende lapsi tohib üldse filmida ja pildistada. Paar erandit on, kes ei ole lubanud ja sellest mina isiklikult pean lugu ja alati vaatan ka üle, et ei satuks sellist asja sinna sisse. Ja ma üritan ka väga kriitilise pilguga vaadata seda, et ei paistaks mõni naba või et et see jääks ikkagi väga eetiliste nagu raamide sisse. Ja sellist nagu muret seal küll ei ole, et keegi ei taha tulla, et see rohkem on meelitamise või nad on nagu täiega nõus kohe tulema tegema, kui sa kutsud, kuule, mul on siuke idee, teeme. Ja kui sa näed, et nad ikkagi on siuke, siis me ei teegi. Seda, eriti noorte seda arvamust, seda peab respekteerima, mitte siin ajama, et kui mul on mingi üliäge idee, see läheb raudselt viraalseks, et ei. Kui nad ei taha, siis me ei tee. Ma küsin lõpetuseks, ma ei tea, võib-olla on selline poolfilosoofiline küsimus, et mis su põhiline eesmärk liikumisõpetajana on? Et kui need minu õpilased, kes siis jutumärkis minu lapsed, kui nad on naabrimehega keskeakriisis saunalaval, siis nad hakkavad seal rääkima, et kes on mitu triatloni läbi teinud ja nii edasi. Et siis need minu õpilased saaks rääkida seda, et üks hetk see jutt jõuab sinna kekatundi ka, et nad saaks öelda, et kuule, ei, meil oli üliäge vend, kes me tegime seda ja toda ja kolmandat ja näed, et sellepärast ma võib-olla oskangi suusatada või et näed, et sealt ma selle nagu huvi selle asja vastu saingi. Et see on see kõige pikem ja põhilisem plaan. Siim, suur aitäh sulle tulemast. Ma loodan, et sinu lapsed siis kunagi räägivad saunalaval seda, et neil oli nii äge õpetaja Siim, sest tõesti sind kuulates tundub, et sa oled väga südamega selle asja juures ja selliseid õpetajaid tahaks rohkem näha. Aitäh sulle!
aitäh kõigile kuulamast! Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.